Mida telefonis räägiti, võib vaid oletada. Fakt on, et kui daam 5. oktoobril välja ei ilmunud, siis selle asemel, et talle helistada või uus kutse saata, andis inspektor ilma pikemat tseremoonitsemata välja sundtoomise määruse, milles muuhulgas väidab, et Riina Vooglaid ei andnud teada enda mitteilmumise põhjustest. Inspektor Liinsoo väidab, et proua hoidis tema eest teadlikult kõrvale. Jah, ega kellelegi ju otsa ette kirjutatud ei ole, et ta on kurjategija või ta on väga õilis. Mistõttu mina käitun nii, nagu seadus seda võimaldab. Seega, ehkki krunt keset Peetri küla oli juba selleks ajaks ammu niidetud, läksid 3 Maardu politseinikku 27. oktoobril kell 7 Riina Vooglaidu kodust ära tooma. Ta ju ei hoidnud kõrvale. Telefonid olid olemas. See tundub ikkagi drastiline ülepingutus. Noh, ta tundub võib-olla tõesti niimoodi kõrvaltvaatajale drastiline ülepingutus, aga jälle, kui me võtame ette selle õigusakti, eks ole, mille järgi seda tehti, siis siis me ei saa öelda, et oleks nagu ülepingutus, sest seadus ei kirjuta ette mitmenda kutse järgi peab tegema või võib teha sundtoomist, eks ole. Ja selles konks ongi. Kui Eesti kohtud jahvatavad pahatihti tühja, sest paharetid panevad rahvakeeli öeldes lihtsalt tuima, siis kohtu välise menetleja, nagu keskkonnainspektori puhul, ei ütle seadus, kui mitu korduskutset tuleb saata. Ja inspektor Liinsoo panigi täie rauaga. Et politsei sai siis sellise määruse ja loomulikult tulenevalt seadustest on sellised määrused politseile täitmiseks kohustuslikud. Terve ekipaas panna nüüd kedagi tooma, kes ei ole ühiskonnale tegelikult johtlik, eks ole. No, see on tõepoolest raiskamine, aga siin ei ole jälle võimalik ette heita midagi sellele meie inspektorile, vaid siin tuleb vaadata siis juba võib-olla siis Justiitsministeeriumi või Toompea suunas. Vooglaiul pole pretensioone politseile, sest nemad olid esimesed, kes kogu ahelas inimlikkust näitasid. Mõistnud olukorra tobedust, loobus patrull lugupeetud daami kaasaviimisest. Politseil selles suhtes ka tegi siin oma otsuse, et kui ta seda sama sundtoomist realiseeris, siis tegelikult nüüd selle isiku juures, kui need täiendavad asjaolud politsei jaoks selgusid, siis politsei võttis siin ka tegelikult vastu otsuse ju, et sundtoomist lõpule mitte viia. Ta võttis isikult kirjalikult kinnituse, et isik ise siis läheb kohtuvälise menetleja juurde. Nagu politseile lubatud, ilmusid Vooglaiud ise 4 tundi hiljem Rae valda Liinsoo kabinetti, kus 20 minutit väldanud ülekuulamise käigus selgus, et hein on ammu niidetud. Väärteomenetlus lõpetati. Suurinvestori ja arendaja meelest on kogu lugu ainult kompleksides ametniku egotripp ja pahatahtlik võimuliialdus. Rae vallas on 100 niitmata krunte, kusjuures üks selline asub otse Vooglaidude omast üle tee. Samuti majade vahetus läheduses. Sai see olla juhus, et ette võeti just nemad ja nii äärmuslike meetoditega. Ma ei tea, miks neil see foobia on, aga ma olen kindel, et seda nii ei olnud. Et see meie inspektor, kui teda tunda, siis ta ei tee vahet. Ta ei tee vahet, kes on kes. Igal juhul see otsustussuva oli ametniku otsustussuva, sest minu teada Rae vallas on kõige suurem kinnistute omanik on Eesti riik. Et ma keskkonnaministrile tegelikult hoiataks, et vaadaku ette, et kui Rae vallas on veel keskkonnaministri või riigil on liitmete krunte, siis Peeter Liinsoo võib varsti talle järgi saata politsei. Vooglaiu advokaadid, kes muide pole üldse odavad, koostasid kirjad mitte ainult valda, vaid ka Siseministeeriumi, politseiametisse ja prokuratuuri. Vooglaid rõhutab, et ta ei otsi kaastunnet, vaid tahab vastutustundetuid ja laisku ametnikke korrale kutsuda. Nii kaua, kui me kõik nagu vaikime selliste sigaduste üle, siis tegelikult ja paneme pea tekki alla, ütleme, et teate, et mis ma siin ikka nagu räägin, et tead, et ega minuga ei juhtu, et ära mine kritiseerima, et ole nüüd tasa, mis sul sellest parem on. Siis nii kaua meid pekstaksegi, taotaksegi ja mõnitaksegi täpselt samasuguste küüniliste vastutustundetute ja ebainimlike ametnike poolt. Tulebki öelda välja, kui tegelikult ametnikud kuritarvitavad selgelt oma positsiooni ja seejuures veel ütleme
noh, selgelt nautides seda mõnu, et aga politsei tõigi. Kui ma tahan, siis toob politsei sinu kodust hommikul kell 7 minu laua taha ja sa kirjutad mulle. Miks sa muru ei niida? Kogu lugu ei vääriks võib-olla seda vahtu, kui politsei andmetest ei selguks veel üks üllatus. Nimelt on Liinsoo kõige agaram sundtoomist kasutav keskkonnaametnik Harjumaal ja ilmselt terves Eestis. 5 aasta jooksul on ta sundtoomist kasutanud 11 korda, sellest 5 korda viimase aasta sees. Kaamera ees valib politsei seda kommenteerides hoolega sõnu. Mis siin salata, jah, et sellise, ütleme selle sama kaasuse valguses tegelikult sai ka vesteldud kohtuvälise menetleja juhiga, kelleks oli siis vallavanem ja sai ka muidugi tähelepanu osutatud selliste määruste koha pealt, aga nagu me ütlesime, jah, siin. Ehk siis ärge palun saatke meid korralikele inimestele järgi, kui te võite ise neile helistada. Noh, mitte nüüd sellises vormis, aga me palusime, et kindlasti vesteldaks oma kohtuvälise menetlejaga. Vooglaiu lamendi peale viidi Rae vallas läbi distsiplinaarjuurdlus. Vallavanema sõnul pole aga konkreetses juhtumis millestki kinni võtta. Sarnaselt saadeti tagasi ka kõik teised Vooglaiu kaebused. Isegi kui väga tahaks Liinsoot karistada, siis pole alust. Nii et ma pean sellise juhul ma pean Märdi ees vabandama, et ei ole võimalik karistada ja veel vähem lahti lasta. Vallavanem Uukkivi lubab, et edaspidi saadetakse välja vähemasti 2 kutset, enne kui politsei peale saadetakse. Aga keda me petame? Ametivõimud näevad probleemi ikka seal, kus nad seda ise näha tahavad.